Olgem ausad, iraanlased on selle operatsiooni faasi poolest kurikuulsad. Nad on väga osavad asjade varjamises, viivitamises, venitamisel ja läbirääkimiste pikendamisel. Mis eesmärgil? Nad tahavad siin asja võimalikult kaua venitada, üle 2 nädala ja saada pikendusi. Sest nad teavad väga hästi, et kui nafta hind langeb, siis börs tõuseb. Majanduslik surve presidendile kaob, samuti poliitiline surve temale. Iraanlased kipuvad uskuma, et president on vähemaltid sõda uuesti alustama, isegi kui kokkulepe ebaõnnestub. Ja just sellega nad siin arvestavadki. Nii et president, ma tean tegelikult, et ta saab sellest aru, sest ma olen temaga sellest rääkinud. Ja tegelikkus on see, et ma usun, et ta hoiab seda joont, iraanlased jäävad selle juurde selle ajaraami jooksul. Aja jooksul, mida iraanlased läbirääkimistel teevad, nad on selles meistrid. Meil on siin tegemist põlvkondade juhtidega nagu Putin. Ja sa märkad, Putin pole kunagi relvarahuga nõustunud. Miks? Sest ta usub, et sõda on tema trump ja ta tahab seda nii hoida. Iraanlased siin jätavad mulje, et nad on kokkuleppele lähedal. Nad ütlevad, jah, me teeme seal järeleandmise, lahendame selle ära. Aga meil on vaja rohkem aega, et see lahendada. Ma arvan, et see ongi nende eesmärk. Me peame ukse 2 nädala pärast sulgema, peame tagama, et nad mõistavad, et me ei lähe sellest päevagi kaugemale. Ja me tuleme tagasi täiemahuliste operatsioonidega, nii et siin on ikka veel mõju olemas. Veel üks punkt, millest meie publik peaks aru saama. Meil on ka strateegiline vara, mida iraanlased väga hindavad. Ja see on Kargi saar. See saar on iraanlaste peamine jaotuspunkt. Ja üle 90% kogu naftast läbib seda jaotuspunkti. Naftajuhe suubub sinna, naftatankerid lähevad välja. 60% nende tuludest, 50% nende eelarvest. Kui me võtame selle strateegilise vara kontrolli alla ja eeldame, et kokkulepet pole ning ütleme iraanlastele, et te kaotate kogu oma nafta, kui te ei loobu täielikult oma tuumavõimekusest ega lase meil seda üle võtta, lisaks kõigile teistele punktidele, mida me siin kehtestada püüame. Ja kui nad seda ei tee, siis me hävitame selle. See oleks sellele režiimile kindlasti majanduslik kokkuvarisemine. Ja see tõenäoliselt viib nad olukorda, kus režiim muutub nii haavatavaks ilma igasuguse märkimisväärse tuluta, et nad satuvad hätta oma enda ellujäämisega. Seega on meil siin veel märkimisväärne mõjuvõim, mida iraanlaste suhtes kasutada. Aga kindral Kein, rääkides presidendiga, te analüüsisite sood, sõjaplaane ja nii edasi. Kas te olete veendunud, et tal on selleks tahtmist? Ja poliitiline kapitaal, mis on tõenäoliselt veelgi olulisem. Poliitiline kapitaal selle sõja taas alustamiseks, kui ta tunneb, et Iraan petab teda. Seda ma tean üht-teist. Esiteks, ta ei tee halba tehingut. Sest ta on nende iraanlastega rohkem läbi rääkinud kui keegi teine. Ta teab, et nad on patoloogilised valetajad. Ta teab, et nad petaksid. Ta teab, kes nad tegelikult on. Ja ta teab, et praegu on tal tegemist üsna tõsiste radikaalidega. Ilmselgelt mitte esimese ega teise ešeloniga, see on kindel. Nii et ta on siin täiesti valvel. Ma ei näe, et ta teeks mingil juhul halba kokkulepet. Ja teine asi, ta teab väga hästi, et tal on see strateegiline vara, millest ma räägin. Kargi saarel. Nii et jah, ma usun, et ta tõustaks ja jätkaks lahingutegevust, eriti keskendudes Kargi saarele. Ta teeks ka muid asju. Ma usun, et need 2 asja on endiselt väga valesti mõistetud. Kas on mingit võimalust, et ta viskab Iisraeli lõvide ette? Nii et siin on Iraan, kes ütleb, me anname sulle selle kokkuleppe, mida sa tõesti tahad, kui sa paned Iisraeli lõpetama rünnakud Hezbollah vastu Liibanonis. Kas ta teeks seda?
Kui president Trump rääkis peaministriga võimalusest, mida ta usub, et kokkulepe võib pakkuda, ja seetõttu oli ta valmis relvarahuga nõustuma. Hoolimata lühiajalistest eelistest, nagu ma kirjeldasin, mida Iraan sellest saab? Ta mõistab seda kõike ilmselgelt ise. Peaminister tahtis tõesti jätkata operatsioone Hezbollah vastu siin, sest ta on otsustanud, Andrew, et meie publik mõistaks. Ta on juba varem selle rühmitusega relvarahu nõustunud. Ja ta teab, et Hezbollah on tagasi, püüdes tappa võimalikult palju iisraellasi. Nii et seekord Netanyahu, see tähendab, et ta kavatseb täielikult sinna sisse minna ja hävitada kogu nende infrastruktuuri Litani jõest lõuna pool. Ta on juba palunud inimestel lahkuda. Nad tegid seda. Tal on maismaajõud olemas, siil on ka õhuväe komponent kaasatud. Ta lihtsalt võtab selle neilt täielikult ära. Mitte ei okupeeri, vaid hävitab. Nii, et midagi ei jääkski teha ilma tohutu ülesehitustööta. Ta tahab omada vahendeid, et saaks minna ja lõpetada seal alustatud töö. Ja president andis talle rohelise tule, et teha just seda. Ma kahtlustan, et põhjus, miks iraanlased ikka veel araablasi ründavad, on selleks, et avaldada araablastele survet. Et araablased ütleksid presidendile, et ta tavaneks ja sunniks Netanyahut lõpetama rünnakud Hezbollah vastu. Ma kahtlustan, et iraanlased hakkavad selle küsimuse tõttu taas ähvardama Hormusi väina sulgemisega. Ma loodan, et president jääb kindlaks ja toetab Netanyahut tema eesmärgis siin. Välja arvatud juhul, kui Netanyahu ise vabatahtlikult ütleb olgu. Kui see on tõeline võimalus, siis ma ootan paar nädalat, et näha, mis juhtuma hakkab. Ma ei ole selles osas midagi kuulnud iisraelastelt. Praeguseni on nad täielikult otsustanud lõpetada selle, mida nad Liibanonis alustasid. Kindral Keen, suur tänu teie aja eest. Ja teie arusaamade eest. Jah, oli tore teiega rääkida, Andrew, aitäh. Iraan esitas 10-punktilise plaani sõja lõpetamiseks, mis sisaldas nõudmisi nagu kõigi Ameerika vägede lahkumine Lähis-Idast. Aga Donald Trump postitas öösel Truth Socialis. Lõputult lepinguid, nimekirju ja kirju saadetakse inimeste poolt, kellel pole absoluutselt mingit pistmist läbirääkimistega ameeriklaste ja Iraani vahel. Paljudel juhtudel on tegemist tõeliste petturite, šarlatanide ja veel hullematega. Nad paljastatakse kiiresti, niipea kui meie föderaalne uurimine on lõpule viidud. On vaid üks kogum olulisi punkte, mis on Ameerika Ühendriikidele vastuvõetavad ja me arutame neid kinniste uste taga. Nende läbirääkimiste käigus on need punktid aluseks relvarahu kokkuleppele, mille me vastu võtsime. Niisiis Donald Trump mainis eile 10 punkti, kuid hiljem avaldas Iraan need ja nüüd ütlevad USA põhimõtteliselt, et ei, need ei ole need. Vastuseks postitas Iraani parlamendi esimees X-is, et USA on juba rikkunud 3 relvarahu kokkuleppe punkti. Nüüd vastas sellele just J.D. Vance. Aga algne postitus puudutas neid 3 punkti, millega Iraanil on probleem. Liibanon oli osa relvarahu kokkuleppest, seda Iraan ütlebki. Droon sisenes Iraani õhuruumi ja tuli alla tulistada ning Iraanile ei anta õigust uraani rikastada, mida nad väidavad olevat algse kokkuleppe osa. Nii et sa just kuulsid J.D. Vance'i ütlemas, et relvarahud võivad olla ebastabiilsed. Nad ei luba uraani rikastamist ja samuti ei ole Liibanon ühegi kokkuleppe osa.